Nii, aga hakkame siis pihta. Minu nimi on Roman, ma olen krüptoklubi eestvedaja Eestis. Täna meil on siis selline päev, kus räägime põhimõtteliselt kahest asjast. Üks on, me räägime NFT-dest, et 2 nädalat tagasi, kui meil oli eelmine üritus krüptoklubis, oli ka siis NFT-de alane üritus ja see oli väga-väga populaarne. Kahjuks siis tookord juhtus, et me ei jõudnud kõikidele küsimustele, mida inimesed küsisid meie käest nii seal kohapeal olles kui ka internetis, me ei jõudnud kõikidele vastata, siis me tegime nimekirja nüüd siis nendest küsimustest, mida küsiti ja mis vastused ei saanud. Ja täna siis Meverik on meie juures tagasi ja ta vastab nendele küsimustele. Ja teine osa tänasest päevast on siis, see on väikse ülevaate krüptoklubi korraldas sellise suure krüptoraha-alase küsitluse, seal oli üle 500 vastaja. Teeme kiire ülevaate, et mis need inimesed siis vastasid, mis nad krüptomaailmas, mis nad arvavad, et kuhu krüptomaailm liigub ja mis on nende portfellides ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma annangi siis kohe sõna Meverikule üle, et Meverik on siis NFT Eesti asutaja ja ta on üldse üks väga lahe NFT ekspert, et need, kes eelmine kord käisid kuulamas, juba teavad, et ta on mitu aastat praktiliselt tegelenud NFT-dega, need ostnud, müünud, et kindlasti väga suure kogemuste pagasiga. Palun, Meverik. Aitäh, Roman. Jah, ma ei hakka pikka sissejuhatust tegema, et Roman siin lahkelt juba rääkis natuke muud aastast. Aga jah, üldiselt 2017 tegelen krüptoga, NFT-dega siin viimased paar aastat. 2 aastat tagasi oli selline presentatsioon justkui inimestele, kes võiksid nullist alustada, kuni juba nendel, kellel on natuke kogemusi. Et mis rahaline väärtus NFT-del on ja miks need ahvipildid on justkui väärt, seal 100 000. Ja küsimusi tegelikult oli päris palju nii publikus meise koha peal kui ka siis Zoomis, et täna ma lihtsalt ma alustaks sellega, et ma võtan küsimused läbi, mis olid vastamata siis eelmine kord ja ka siis kui on praegu teisi küsimusi, mida tahaks vastust, siis ma loodan endast parim anda, et äkki saate vastuse ja võime alustada. Ja et kui vahepeal tuleb küsimusi juurde, et siis kirjutage siia chati ja ma saan need ette lugeda põhimõtteliselt küsida Meveriku käest. Et pange ka chati ja ma üritan alguses selle küsimused, mis sai õhku eelmine kord ära vastata ja siis need uued küsimused, et vaatame, kuidas läheb. Nägan ekraani. Nii, peaks olema. Et enne kui ma hakkan üldse vastama midagi, et kui siin tuleb ka veel teisi küsimusi, et ütlen veel kord lahti, ütle, et see, mis täna siin räägin, jagan, et see ei ole finantsnõu ega investeerimisnõu, et soovitan kõigil ise oma otsused langetada, et räägin lihtsalt oma teadmistest ja kogemustest, mis on minul tekkinud kui selles valdkonnas osalejana. Et alustaks praegu siis selliste teemadega, et jäi õhku tegelikult päris palju sellisel elementaarsel tasandil see NFT-de unikaalsus. Et siin on siis selline esimene küsimus, et kui meil ongi see NFT, mismoodi ta on unikaalne? Et seal eelmine kord presentatsioonis ma justkui tõingi neid siis näitada, et kui meil on näiteks maalikunst, on näiteks mis Mona Lisa teos, et siis mismoodi me teame, et see on originaal. Aastatega tekkinud see, et võetakse põhimõtteliselt värviproove ja seda kogu tööd justkui analüüsitakse ja ongi olemas eksperdid, kes siis niimoodi on justkui suutelised tõestama, et kas see on originaal või mitte. Ja eks loomulikult selline aitab ka aastate pikkune dokumentatsioon, kes on seda müünud, kes on ostnud ja et kui on vanad teosed, et see võib olla seal, kes teab, võib-olla mitmekümneid, siis võib-olla ostjad müüjad. Aga et kui ta on sellises, analoogmaailmas puht, paberipliiatsi näol, siis on ikka päeva lõpuks päris raske seda aru saada. Ja siis me rääkisimegi sellest, et ploki ajal on nüüd justkui selline tehnoloogia, mis siis võimaldab
kasutades siis ütleme avalikku peandmeraamatut, kus meil on olemas kogu ajalugu, mida on ostetud, kelle poolt, et see võimaldab meil kindlaks teha, kas see asi on nii-öelda siis päris või mitte. Nii, aga ja ütleme sellegipoolest, kuna veel see valdkond on uus, siis ütleme, meil on olemas need sellised, meil on kogu see avalik info olemas plokiahelast, aga kuidas siis täpselt ütleme nagu aru saada, et milline on see unikaalne teos. Et siin praegu meil ei ole olemas ühtegi sellist ametlikku nagu ütleme registrit või et olemas Eestis, kui ütleme näiteks nagu ettevõtete register või ütleme, et saad kontrollida, kellel on, ma ei tea, mis ütleme karistusregister, mis iganes, et on olemas sellised andmebaasid, aga praegu ütleme põhiliselt, kuidas seda siis ütleme kinnitada, kas see on päris või mitte. Ja näiteks kui siis olla ütleme siin OpenSea's, mis on kõige inim kasutatud ja populaarsem siis NFT-de ostu mingi platvorm, justkui ongi selline osta.ee, aga siis NFT-de jaoks. Et näiteks kui ongi tegemist populaarsema ütleme NFT kollektsiooniga, siis soovitan alati vaadata näiteks minna siia stats ja rankings. Et näiteks kui me räägime nendest ahvipiltidest, see kollektsioon on siis Bored Ape Yacht Club, näiteks see peale võetada, siis põhimõtteliselt siin ta nagu siis näitabki üldinfot, mis see kollektsioon on täpsemalt. Aga kuidas näiteks... Kas sellist tooli on olemas, et ma uploadin oma pildi näiteks ja siis ta kontrollib ära kõikide NFT-de vastu, et ei, sellise pildiga NFT-d ei eksisteeri maailmas? Minu teada veel sellist ei ole, et meenvõrd ka natuke rääkisime, ma teen sellist analoognäidet, et näiteks kui sa kasutad YouTube'i praegu, laed üles sinna kas näiteks boot, helifaili või kas ütleme muusika video, siis näiteks seal on need see algoritmid ja kogu siis ütleme tehisintellekt on ikka väga-väga täpseks läinud, et suure nagu täpsusega tuvastab kohe ära, et kui sa laed üles, et kuule, et see video tegelikult kuulub sellele, see on ütleme, et siis on ka määratud teatud ütleme, kuidas siis öelda, ütleme, olukorrad, mida siis originaalne omanik soovib teha, näiteks, et osad inimesed üldse ei lase siis sellist videot üles laadida või siis on, et sina maksad justkui näiteks kogu reklaamitulu, mis sinu see video või siis ütleme näiteks laul ütleme, mida saab. Et kui me võtame nüüd NFT maailma kui sellise, ega ütleme, et see valdkond ütleme, on populaarne olnud võib-olla siin ütleme, et nüüd saab aasta, ütleme, sai täis kuskil aasta ja OpenSea on kõige populaarsem platvorm, aga et neil kui sellist praegu automatiseeritud viisi, kuidas tuvastada, kas ongi näiteks piltide enda puhul visuaalselt, kas see on juba miskit sarnast laetud või ei ole, et hetkel ei ole sellist, ütleme, enda massitarbel. Ja eelmine kord minu arust keegi ütles veel seda ka, et mingi keskkond proovis sellist lahendust ehitada, aga inimesed, ütleme, kasutajad ei tahtnud seda lahendust ja siis see pandi kinni. Oli vist mingisugune? Jah, tuli küll juttu, et selles suhtes, et kogu see, ütleme, siis Web3, kus ongi, ütleme, siis krüpto, NFT-d ja siis selline, ütleme, tsentraliseerimata finantstooted, et selline üks põhi nagu printsiip ongi justkui selline, et kuigi meil on olemas avalik pearaamat, et näha tehingud, kus mis tulevad, et päeva lõpuks ikka inimesed peavad ise siis vastutama omaenda tegude eest. Ja et kui ongi vaja kindlaks teha, kas asi on siis, ütleme, päris või mitte, et siis ongi kasutada plokiahel enda tehnoloogiat või siis puht, ütleme, sotsiaalselt, et kas piisavalt palju inimesi nõustub teatud, ütleme, siis ütleme kollektsiooni nagu tõesusega või mitte. Aga ikkagi vastus sellele küsimusele, kas praeguse seisuga on siis ikkagi see, et tegelikult otseselt midagi ei takistagi niimoodi tegemast veel tänapäeval. Ja, et see ongi, ütleme, nii-öelda praegu aus nagu vastus, et meil ei ole tegelikult veel see nii nagu levinud, et neid erinevaid fake ja võltskollektsioone on oma jagu, et eks see pea justkui selline vastutus langeb siis, ütleme, sellisele platvormile, et kui nemad võiksid ütleme, kas teavitada, ütleme, originaalomanikku või automaatselt tuvastada, aga hetkel meil lihtsalt ei ole sellist, ütleme, kõrgele või ütleme, nii-öelda efektiivset viisi, kuidas neid tuvastada. Et see on siis selline, ütleme, riskijoht, mille tasub arvestada, et kui ise luua kollektsiooni, seal edasi tuleb veel
veel üks küsimus, kus kellelgi oli analoogne olukord, et oli teinud kollektsiooni, mõne aja pärast tuligi koopia, muudeti õnnelt mingi asi ära, aga siis justkui ongi, et mida siis nagu teha. Et see on justkui selline risk, millega tuleks arvestada. Aga suures pildis ma ütleks, et see tõenäosus pigem on väike, kui ma ise vaatan neid, kollektsioone. Aga jah, selles mõttes, et see oht on reaalne, see on olemas. Aga kui nüüd vaatame praktiliselt, kuidas näiteks plokiahelas tuvastada, kui sa leiaksid kollektsiooni, kas näiteks vaatad siin rankingutest, kui populaarsem või siis sa näiteks üritad otsida, mõtlen praegu näiteks, ütleme, et sul on kollektsioon, mina panin praegu siia nagu Lost Poets, aga näiteks on mingi teine. Kui sa siin juba otsingus tegelikult näed sellist sinist linnukest, siis see, nagu siin juba kirjas on, et see on siis verified, ehk siis on selle platvormi poolt tuvastatud, et see on see originaalne. Aga et sellega ma ütleks ka, et neil on praegu näiteks miinimumnõue, et üldse saanud avaldus sisse, et saada verified, siis tegelikult su see NFT müügi, kogu siis kauplemisvolüüm, ehk siis palju need tehingud on kokku tehtud, peab olema vähemalt 100 Ethereumi, mis siis, praegust hinnadega see on ligi, $300,000, et sul juba tegelikult kollektsioon peaks olema päris edukas, et siis nagu OpenSea justkui vaevuks seda vaatama, aga et siin järjekorras ongi sellised kasvuraskused. Kas need teised, kes sa sealt otsingust praegu nägid, kellel ei on seda sinist linnukest, kas need tõenäoliselt siis on mingid projektid, mis üritavad petta inimesi või midagi sellist? Ja ma ütleks, ma ei tea 100%, aga ma ütleks, et suure tõenäosusega, et siin teised asjad, mis siin on, et need ei, kas ongi, kellegi enda lihtsalt, koopiad loodud või keegi on üritanud, teadlikult, kuritahtlikult siis saada, kasu justkui. Aga selle kollektsiooni puhul siis, kui üldiselt vaadata, et siis alati otsida näiteks seda linnukest, et see on selline esimene punkt. Aga siis näiteks, kuidas veel vaadata, siis ploki ajal näiteks seda lepingut, kui sa leiad see kollektsiooni ja siis näiteks võtad ühe siis selle töö, nagu NFT, nii ja siis kerid sinna alla, siis tegelikult meil on siin nagu ülevaade sellest nagu NFT ja kui et praegu siis konkreetse NFT inglise keeles on attributes, aga siis nendest nagu siis omadustest, et see ongi muutunud hästi populaarseks, eriti sellistel nagu profiilipildiga ja nagu staatussümbolitega piltidel, et valitaksegi välja kuskil näiteks 5 kuni 8 erinevat sellist omadust, ongi, et näiteks on müts, milline on nägu, milline on siis kamps või milline on taust näiteks. Ja siin on tegelikult siis näha, et mismoodi see on siis niimoodi, nagu kirjas ka see ploki ahela peal. Sellest ma teen pärast natuke rohkem juttu, aga siis kuidas vaadata siis veel kord, et ploki ahel endal, kui sa vaatad siia, et on nagu siis details, ehk siis nagu detailne vaade, et siin on olemas siis nutilepingu aadress. Eelmine kord eelmine presentatsioon ma seletasin ka, et mis on nutileping, see põhimõtteliselt annabki siis NFT-le sellise unikaalsus, omanditõendi väärtuse. Et kui see nutileping luuakse, siis see omadused pannakse sinna kirja, kes see lõi selle ja ka siis nii-öelda sertifitseerib ära, mis võivad veel olla unikaalsed omadused sellisele nutilepingule ja ka näiteks NFT kollektsioonile. Aga näiteks, kui nüüd siin klikkida selle peale, siis meid viiaksegi põhimõtteliselt siis on Etherscan, kus siis ongi Ethereumi ploki ahel, selline tehingut ülevaade. Ja siin näiteks ongi, et kui me teame, et näiteks siis see nagu OpenSeas põhimõtteliselt kasutab seda nutilepingut ja meil on siin näiteks on siis see nimi pandud, et on Bored Ape Yacht Club, siis me tegelikult näemegi, et okei, see on siis see nutileping, mis on siin ametlikult kinnitatud, kuna meil on see linnuke siin olemas, aga me saame ka vaadata, näiteks, et võib minna hästi detailseks, et vaadata, okei, kas näiteks see
nagu ütleme loomiskuupäev näiteks nutilepingul, kas see oligi see sama, mis on nagu ütleme teada sellise üldisele avalikkusele näiteks, või kas on veel mingi konkreetsemad tehingud näiteks, mis on toimunud siin kollektsioonis, et võib-olla mingi populaarne müük või ost, et siis ka näiteks näha, et okei, et põhimõtteliselt me saame siit selle välja otsida. Et kõik need, mis me siin ka vaatame, need on toimunud tehingud siin selles kollektsioonis. Kas sa saad natuke selgitada, et miks sa seda praegu näitad, et kas see on nagu, et see annab mulle turvatunde, et ma ei osta samat pilti, aga mingist võltskollektsioonist, et kui ma kontrollin siin seda contracti aadressi ja seda token trackerit ja seda kõike neid. Ma ütleski, et see on juba päris tehniline ja nii-öelda nagu, jah, ma ütleks juba edasijõud on viis, kuidas kontrollida. Et kui sa vaatad lihtsalt populaarset kollektsioon, et enamik inimesi tegelikult piisaks üks sellest, et kui sa vaatad, kas see platvorm ise on selle nüüd ära kinnitanud. Aga kui siin oligi küsimus, et jah, näiteks veel, et ongi, et kust ma leian originaalset plokiaja lepingu, mis tõendaks antud teose originaalsust, et see on see viis, kuidas seda teha. Et need platvormid ise siis märgivad ära, ütleme, et mis on see nutileping, mille põhjal see kollektsioon on loodud ja siis ongi, et tegelikult me saame selle, jah, saame see lingi kopeerida ka näiteks selle lepingu aadressi ja kui me olemegi siin Etherscanis, mis on siis, kui see Ethereumi plokiajal andmebaas, et me saame seda ise manuaalselt kontrollida. Kas see contracti aadress on kõikidel OpenSea NFT-del sama või see on nagu per collection aadress? See on, jah, kui sa lood kollektsiooni, siis igal kollektsioonil ongi endal unikaalne nutilepingu siis nii-öelda aadress. Ehk et kui keegi pakub mulle odavalt müüa ühte seda Bored Ape'i, ma tuleksin siia kontrollima, kas tema, oletame, kui ma ei tea seda sinise linnukese või seda asja seal, siis ma peaksin tulema siia kontrollima, et võrrelda, kas see contracti aadress siin läheb kokku selle päris kollektsiooni aadressiga. Kui nad lähevad kokku. Näiteks, jah, selles, et kuidas, mis nagu, või ma ütleks, et mis on nagu praktilisem selline nagu näide, kui tuleb uus kollektsioon, näiteks ongi, et on siis näiteks 4. märts, reede kell 9 õhtul. Nii, ja mida ütleme, et tuleb ette vahel ongi see, et näiteks on 15 minutit varem, 8:45, juba näiteks Twitteris või ütleme, kuskil mujal läheb liikvele, näiteks ütleme, et on, praegu mõtlen niisama suva näiteks on mingi uus koera kollektsioon näiteks, nii, ja siis hakkab levima, et nagu see on siis see nutileping ja siis on, et mõned inimesed juba üritavad hakata näiteks kas need NFT-s ostma, kasutades ütleme seda nagu nutilepingut ja või ütleme, et juba nagu üritada neid näiteks nagu mintida. Aga et siis näiteks, kui sul ongi see leping olemas, saad kuskilt ütleme Twitterist või ütleme mujalt, sa paneksid siia otsingusse näiteks, paned selle sisse, nii ja siis sa võid hakata nagu uurima, ütleme, et kas ütleme see on näiteks ütleme nii-öelda ütleme näiteks nagu usaldusväärne mitte, siis nagu sellel hetkel tegelikult, kui ütleme tiim ise ei ole seda kinnitanud, et jah, see on see meie nutileping, siis ütleme tegelikult on päris raske kinnitada, kuna me näiteks ei ole ka veel seda ütleme ametlikku linnukest nagu siin platvormil. Et siin edasi tuleb ka ütleme küsimus, et ütleme selles suhtes, et kogu see ütleme NFT loomise protsess, et see justkui tegelikult peaks olema teada sellest loominguprotsessi algusest. Et näiteks, et kui ütleme sama näidet kõik näiteks tuua niimoodi, et kui ma näiteks juba asjad, mis on olemas füüsiliselt olemas, aga inimesed tahavad näiteks sellele teha digitaal NFT-sid, siis võib ka olla, et seal juba teatud määral selline ütleme usaldus, et kas me teame, et see asi, mis inimesel varem oli, kas see on see ütleme õige originaal või näiteks mitte. Et näiteks selle uute NFT-de puhul, et kui ongi ütleme, et siis näiteks uurida tahad kuhugi uute kollektsiooni investeerida ja osta, et siis ma nagu alati ootaks ära siis selle tiimi enda poolse kinnitused. See on meie ametlik nutileping, nii, ja siis ongi, et kui see hakkab juba, näiteks see mintimine hakkab pihta, et põhimõtteliselt siis inimesed saavad seda NFT-d osta ja see nii-öelda läheb siis plokiajale peale, et siis teatud aja möödudes siis juba ilmubki näiteks siis siia nagu OpenSea'sse, kuna OpenSea on ka siis nagu ühendatud
ütleme siis selle Ethereumi plokiahela justkui, see on ka API-d ja see on ka IT sihuke üldised teadmised, aga et see, mis juhtub põhimõtteliselt siin Ethereumi plokiahela peal, siis ütleme, see väljendub, peaaegu instantselt OpenSea's. Et siis saad juba näiteks näha, et okei, et ongi mingi uus, see kollektsioon, tiim kinnitas selle lepingu ja siis, et sa saad hakata, rohkem nagu vaatama, et kes juba, mis hinnaga näiteks müüb neid, töid või siis näiteks veel, infot selle kollektsiooni kohta. Kas see tähendab siis seda, et kui ma loon oma NFT, ma tegelikult ei pea seda tegema siin OpenSea kaudu, et ma võin olla mingi programmeerija, ma ei kasuta ühtegi seda keskkonda OpenSea laadset, aga ikkagi ma loon oma NFT ja siis ühel hetkel see OpenSea ja teised sarnased platvormid, nad korjavad üles kõik need NFT-d ja siis nad on siit vahendusel leitavad tegelikult. Absoluutselt, ja, et see ongi selline, et kui sa lood, siis oma NFT kollektsiooni, see on siis Ethereumil, siis teatud liiki nutileping, mida siis need NFT kasutavad praegusel ajal, siis see automaatselt põhimõtteliselt ilmub see OpenSea'sse. Et seal, kus ma natuke rääkisin ka, et kui OpenSea tegelikult on võimalus kasutada siis nende omaenda nutilepingut, et sa lood, väga lihtsalt siis kollektsiooni, aga et seal võivad olla näiteks aastate möödudes, et kui midagi võib juhtuda OpenSea'ga kui platvormiga, et siis kas sulle näiteks jääb veel, siis näiteks ligipääs oma NFT-le või teatud muud nagu väärtused. Aga et kui sa ise oled seal nutilepingut põhimõtteliselt, et sa toetudki ainult siis Ethereumi plokiahela nagu enda sellisele ellujäämisele tulevikus, aga ka samas see, et kui sa ise siis hoiustad põhimõtteliselt seda nutilepingut, et seal tuleb mängu siis see üldine krüptoturvalisus ja kuidas siis näiteks hoiustada neid teatud tokeneid, münte ja nii edasi. Ma küsiks su käest vahepeal ühe küsimuse, mis on küsitud siin chatis, et Martin küsib, et kui võrrelda NFT-sid, mis on Ethereumi blockchaini peal ja NFT-d, mis on Solana blockchaini peal, et kummaga on lihtsam raha teenida, mis su arvamus on selle kohta? Jah, selles suhtes, sellel ma ei ole kindlat jah ja vastust, et ma arvan, kus see tuleb, on see, et kui mis tahes rohkem teadmisi on näiteks ja kuus rohkem aega panustada. Näiteks, et Ethereumis on kindlasti volüümi poolest on oluliselt rohkem neid NFT-sid, et mida siis nagu uurida ja kõike. Aga samas on ka see, et seal konkurents on päris suur, et kas sa saadki näiteks piisavalt eduka kollektsiooni näiteks mintida või hakkad midagi kauplema. Et seal on selles, ma ütleksin natuke nagu, võib-olla keerulisem. Et Solanas, kui näiteks on vähem neid erinevaid uusi kollektsioone, aga näiteks nende võrgutasud on ka oluliselt odavamad, saab isegi kordades odavamad, et siis võid näiteks sealt nagu alustada, kuna sul ei ole nii palju aega vaja näiteks panna sinna, et vaadata, mis on uued asjad, kuidas kõik on, ja sa ka näiteks sul ei ole need üldkulud, et palju sa võrgutasudega pead siis lihtsalt kulutama, et see võib olla siis natuke kulusäästlikum. Aga see, et kus sa võid rohkem edukam olla, et see on lõpuks nii-öelda igaühe enda teha, aga samamoodi, kuidas turul nagu paremasti on, et ma võin samamoodi näiteks, et mõtled, kas sa oled edukam, kui sa müüd asju kuldsel börsil või näiteks osta.ee, eks seal et on erinevad nii-öelda kliendid ja inimesed, mis tooted müüakse, ostetakse, et päeva lõpuks ma soovitaks nii palju uurida kui võimalik ja nähagi, et kus sul endal justkui tekib või nagu meeldib teatud asja näiteks rohkem või kui sul tekib ka näiteks teatud nagu tutvusi või inimesi, siis ta ka enne teeb mõtteks kogu selline sotsiaalne element, et kui sa oledki sellise kaupleja või nagu investori rollis, et see on nagu päris suur. Aga muidu, kas on märgata trendi, et järjest rohkem neid NFT-sid tuleb Solana peale, selleks, et need feed on siis väiksemad seal? Ma ütleks, et suures pildis Ethereum on number 1, siis et jah, Solana on justkui nagu teine kõige populaarsem.
et ka eelmise presentatsioonis korra näidata. Et tegelikult siin, kui me vaatame Ethereum ploki ajal, et see OpenSea platvorm, Nifty Gateway, näiteks Solana näiteks on Solanart ja Magic Eden. Et ma justkui panin umbkaudu sellises ka populaarsuses, et kuidas nad justkui nagu oleks. Et ma soovitan nii palju õppida, uurida, kui nagu võimalik, aga et ei saa nagu kindlalt öelda, et võta nagu ainult Ethereumi ploki ajal ette või näiteks Solanat, et saa kindlalt edukam. Et see on, päeva lõpuks on nagu need strateegid on nagu nii palju erinevaid. Ma isiklikult tean hästi palju kuulsaid ja tuntuid NFT projekte Ethereumi peal, et kus maksavad need samad ahvid siin sadu tuhandeid. Kas Solana või mõne teise plokiahela peal on ka selliseid projekte, kus on need hinnad juba, ma ei tea, kümnetes või sadades tuhandetes? Jah, ütleme on, aga ei ole nii palju. Et kui me olemegi siia Solanarti näiteks, nii mõtlen, mis siin on ka ahvid on ühed päris tuntud. Vaataks, mis nende praegu see kollektsiooni nimi meelde. Aga või see on üks teine. Igastahes sellist asja ei ole, et Solana NFT-d maksavad siin $20, aga Ethereumi peal maksavad $500,000. Ei, see, mis on nagu siin on ka neid, millel on näiteks kollektsioonid ongi 10 tükki kokku, aga näiteks nende oma väärtus on ka näiteks tuhandetes ja et siin ka justkui liigub, ütleme sellist nende suuremat raha. Nii. Aga põhimõtteliselt eks siin ongi, et praegu ütleme põhimõtteliselt vastasin kolmele küsimusele, aga ütleme, et ka sellist või seda nagu valdkonda õppides ma mõtleks küll üldiselt, siin on väga suur osa ise ütleme, et nagu eksperimenteerida, kas see proovi, kuidas need platvormid nii-öelda nagu töötavad ja et seegi mitte raha nii-öelda kulutada sisse pannes, vaid ongi, et vaatadki, mis ütleme, funktsioonid on umbes ja nagu näha, kuidas nagu asjad justkui nagu töötavad. Et see ütleme, et kui keegi kaaluks nagu ütleme sisenemist, et nagu justkui ongi, et enne nagu õppidagi nii palju blokiajale kohta kui võimalik, siis nende platvormideks enda kohta, vaada, mis on edukad kollektsioonid ja siis võib-olla kaaluda, et kas sa tahad ka näiteks siis ütleme oma raha nagu sisse panna. Aga seal veel kord ongi see, et ära kunagi investeeri raha, või alati investeeri raha, midagi sa justkui valmis kaotama. Et see on ikka päeva lõpuks see, et ei ole kunagi 100% kindlat asja, aga et kui sa nii palju õpid rohkem, sul on teadmisi, üritad sellest asja aru saada, et see on ütleme potentsiaalne edu, ka ütleme statistiliselt äkki on ka ütleme suurem. Nii, siin on ka veel selline küsimus, et kui need ahvid on kõik erisugused, kuidas selle hind kujuneb, et näiteks, et kui see Bored Ape'ide hind, et kui esmalt siis tulid müüki, tegelikult olid siis kuskil $220 ja nüüd praeguseks ütleme see kõige odavam siis ahv maksab kuskil ongi ütleme 200,000 umbes. Et kui me räägime sellisest kasvust, et siis mismoodi see tuleb, et siin tegelikult päeva lõpuks ei olegi muud, kui see ongi ütleme inglise keeles on siis nii-öelda nagu supply and demand, ehk siis ütleme, kui on nõudmist, siis on ka ütleme piisavat nagu tahtmist inimestel nagu osta ja või ka need müüa. Et ega see hind ongi kujunenud sellega, et need inimesed lihtsalt panebki tead hinnaga müüki, keegi ostab, kui näiteks ostaks piisavalt palju, keegi on pannud kallima hinnaga, siis see kollektsiooni enda väärtus ka tõuseb. Sest ega sama printsiip töötab aktsiaturgudel, krüptovaluutadel, mis hinnaga näiteks on euro või dollar. Need kõik on avatud turgudel. Seal ei ole, et keegi tõstab nagu näppu üles, et see on see hind. Et selles mõttes, et meil ongi kapitalistlikus turgudes ongi see, et meil on ostja, meil on müüja ja mis hinnaga on siis keegi parasjagu nõus ostma ja siis müüma. Me võime öelda lihtsustatult, et NFT-de loomine on nagu
suhteliselt lihtne, aga selleks, et sa saaksid, kui sa lood oma kollektsiooni näiteks, et selleks, et see muutuks edukaks, ehk inimesed tahaksid seda, siis ikkagi marketingi ülesanne, et sa pead kuidagi saama tähelepanu sellele, et inimestel tekiks see tahtmine seda osta. Ja absoluutselt, ega jah, kui me nüüd räägimegi, ütleme nendest ahvidest, mille hinnad ongi siin, ütleme 100 000, et nemad ei tulnud turule sellise hinnaga, vaid alghind oli $220. Ja eks ongi, et jah, sellised NFT-de hinnad, millega osta ja või mis on nagu mõistlik või mitte, et need ütleme, et nagu ütleme varieeruvad, et eks see põhi ütleme hind, ütleme tavaliselt on jah, ütleme, et Ethereum on siis see põhivaluuta, mida siis kasutatakse. Aga jah, ma ise ütleks, et näiteks kuskil aastaga tagasi oli päris palju kollektsioone, näiteks mille siis see alghinna näiteks oli kuskil 0,04 Ethereum, mis siis ütleme oligi umbes $100 näiteks ja kuni näiteks ütleme 0,1 Ethereum võib-olla, 0,1 oli nagu päris kallis tol hetkel. Et ja siis see vahemik oligi umbes ütleme $100 kuni $250 näiteks. Nii, aga et vaatame nüüd praegu näiteks ütleme siin seda NFT-turgu, et meil on näiteks aasta möödas, varsti ka näiteks sellest, kui need ahvid välja tulid. Et jah, näiteks on osas ütleme kollektsioone, mis näiteks kasutavad ütleme palju ütleme kõrgemat hinda, või näiteks neid, mis kasutavad, kui kutsutakse nagu Hollandi oksjon, et näiteks NFT-de hind näiteks algab ütleme 1 Ethereumist ja siis näiteks iga 10 minuti tagant, siis ta langeb näiteks natukene, et on 0,95, 10 veel möödas, ta on näiteks 0,90. Et on ka erinevad sellised hinnamudeleid, mismoodi neid NFT-si paisatakse müüki. Aga see läheb kõik ütleme sellise nagu turunduse alla, selles suhtes, et kuidas siis näiteks justkui nagu turule tulla, aga ka samamoodi näiteks millised NFT-sid justkui kaaluda osta. Nii, võtame edasi. Ma küsin vahepeal ühe küsimuse, mis tuli siia. Keir ütleb, et Keiri Vii poolt on üks selline tsitaat, kus ta ütleb, et 98% nendest NFT projektidest failivad mingil hetkel, et neid tuleb kogu aeg hästi palju peale, aga et küsimus on, et kuidas filtreerida välja, et kui tuleb kogu aeg, iga päev tuleb sadu või ma ei tea, tuhandeid uusi NFT projekte, et millised siis on edukad ja millised mitte, et kuidas sa leiad sealt eraldad tera sõkaldest nii-öelda? Jah, see on väga nagu lai ja pikk küsimus selles suhtes, et jah, ei ole olemas nagu jah, õiged nagu meetodid, et võid samamoodi rääkida, et mis on see aktsia, mis näiteks sinust teeb nagu miljonäri, et kuidas sa analüüsid nagu ettevõtted või ka ütleme näiteks tavakunstid, kes on edukas või nagu mitte. Et jah, eks seal ole, kui ma tooks enda kogemuses, mida mina vaatan või näiteks, mis on populaarsemad lähenemised, eks seal ongi näiteks, et kas näiteks on tuntud artist, näiteks ütleme NFT, siis ütleme siis autor, kas tal on varasemalt midagi ette näidata, kas ta on mingites teistes valdkondades näiteks ütleme tuntud, võib olla ütleme kunstnik või ütleme nagu muusik või inimene, kellel on juba näiteks mingit ütleme jah, näiteks nagu fänne või kasutajaskonda, siis kas NFT ise on piisavalt unikaalne oma sellist olemusest. Näiteks, et kas ta on ütleme jah, näiteks ütleme seotud, ütleme, võtame reklammist, et näiteks nagu fotograafiaga, näiteks mille laadselt ei ole varem tehtud, tegelikult päris suur nagu haip, ütleme sellised jah, ütleme turundusmärksõnad, mida siin viimasel aastal on kasutatud, ongi, et kogu aeg on nagu see, et see on sellist liiki esimene NFT, kas see ongi, et näiteks on ütleme näiteks esimene muusika või teatud muusika žanri artisti NFT ja näiteks on teatud kunstiliigi ütleme nagu esimene NFT, et jah, seal ütleme ongi, et okei, kas sa näed sellest piisavalt unikaalsendaks, et siis ma tahaksin osta sellist NFT. Siis mis veel, jah, eks ütleme
võib-olla ütleme, et vaadake näiteks teatud influencer'e, kes ütleme, kes inimesed toetavad või näiteks on juba kollektsioon välja, et näiteks teised inimesed justkui näitavad, et nemad justkui usuvad sellesse, kollektsioon on ostnud seda näiteks. Jah, ütleks neid erinevaid vertikaale meetodid, kuidas nagu analüüsida on hästi palju, et mis mina nagu ka eelmine presentatsioon nagu rääkisin, et kuidas ütleme, et oligi, et kui mina nagu hakkasin nagu ütleme tõsisemalt ostma, et see oligi näiteks siis 2020 detsember, et siin ma vaatasin, näiteks oli, et see oli nagu NBA Top Shot, see oligi, et mis ka nägin, et NBA bränd ametlikult litsenseeritud, ma nägin, et näiteks füüsilised korvpallikaardid on juba reaalne turg, seal ka müüakse, ütleme, et sadade tuhandete eest need vanu kaarte, et ma nägin, et kui on selline, äkki on tuleviku asi peal sellised, ütleme, digitaalkorvpallikaardid, et siis ma mõtlesin, okei, et siin ma võiksin mingit raha neist paigutada. See oli, ütleme, et kuidas ma seda analüüsin näiteks. Nii siis ütleme, et edasi oli selline kollektsioon näiteks nagu Mooncats, oligi parasjagu selline periood, kus sellised ajaloolised NFT-d, mis oli tegelikult loodud juba näiteks mitu aastat parem, aga et siis olid, ütleme, nüüd sellised, kui ma eelmine rääkisin, et on olemas selline termin näiteks nagu NFT arheoloogid, et kes justkui kaevad välja neid vanu nutilepinguid, millel võiks äkki olla selline nii-öelda ajalooline väärtus. Et siis ma parasjagu sattusingi peale, et oli jutt siis nagu Mooncatsidest, et nagu neid sai siis nii-öelda mintida. Nad olid natukene ütleme nooremad või tulid nagu natuke peale neid siis nagu siis CryptoPunks välja, mis tol ajal oli, ütleme, et kõige populaarsem kollektsioon. Ja kui ma nägin, et kui nendel oli ajaloolist väärtust nii palju, et siis äkki sellel ka ja ütleme ja nii edasi. Et siit korra veel näiteks, et kui oligi see kollektsioon, ütleme näiteks, et siis Parksiniline kunstnik, tollal ta oli siis, ütleme, peale Beepli teine kõige populaarsem kunstnik siis puht müügi ja ütleme sellise, ütleme, kauplemise kogu arvu poolest. Ja see oli siis on põhimõtteliselt 2 suurt kunstioksjoni maja, Christie's ja siis Sotheby's. Ma nägin, et see oli Sotheby'se esimene NFT kollektsioon ja siis ma justkui nägingi sellest piisavat, ütleme, potentsiaali tulevikus, et kui juba Christie's ja see näiteks see Beepli töö müüdi miljonitestele, kui ma nägin Sotheby's, kes ka müüb tavalisi näiteks, ütleme, Van Goghi ja näiteks teise suurte kunstnike töid, et siis äkki on ka, ütleme, sellel esimesel NFT mingi tuleviku väärtus. Praegu ma vaatan, kuidas see asi on kasvanud, et mu selline investeerimishüpotees pidas paika. Nii, et ma loodan, et see andis mingi perspektiive selles suhtes, et need asjad või kas või need samad, ütleme, lähenemised, eks need kõik on ajas muutuvad, et ei ole ühtegi lähenemist, mis sul oleski, ütleme, igihäljas ja see töötab alati, aga selliste trendide jälgimist ja millega ma alustasin, et kuidas veel mis asja analüüsida, et võimalik, et satud peale äkki mingil asjale, mis võib ka nagu edukas olla. Nii. Siin oli ka veel, ütleme, küsimus, et näiteks, et kui meil ongi, et osad ahvi näiteks siis müüakse, ütleme, näiteks 100 eteeriumist, aga näiteks osasid müüakse 800 eteeriumist. Et kui meil ongi see kollektsioon, kus meil on 10 000 tükki neid, et siis miks üks neist on kallim kui teine? Et siin tulebki nagu see mäng, et on välja kujunenud, et siis turg, ütleme, et inimesed lihtsalt nagu näevad näiteks nagu rohkem väärtus nendel ahvidel, millel siis on näiteks nende omaduste poolest, ja ma siin enne natuke näitasin, nüüd ma räägin nagu detailsemalt, et kui sul ongi sellel ahvil siis näiteks omadused, mis on siis haruldasemad, kui me siin näiteks vaatame, et oranži taustaga neid ahve on üldse näiteks kollektsioonis 13%, siis näiteks see, kellel on see, ütleme, nagu riietest selline roosa, ütleme siis mantel, et see on ainult, ütleme, 0,80%. Nii, põhimõtteliselt siin läheb hästi nagu statistiliseks, et seda, kui ütleme, päris paljud inimesed nagu vaatavad,
ja on ka näiteks välja tulnud sellised nagu saidid, näiteks nagu rarity.tools. Kui sa lähed siia näiteks, siis näiteks otsid üles kollektsiooni, ma ütlen, et nagu siin pole kõik kollektsioonid veel olemas, aga need, kes juba on populaarsemad ja kes on nagu siis, ütleme, võtnud ühenduse platvormiga, et siia enda kollektsiooni üles saada, siis on tegelikult võimalik kontrollida. Kui me vaatame näiteks samad ahvid, siis et siin siis ongi puht, ütleme, statistiliselt, et seesama, ütleme, kombinatsioon nendest nagu erinevate, et mis on see taust, mis on näiteks nende riided, mis on siis näiteks siin on kõrvarõngas, et kogu nende kombinatsioon siis puht matemaatiliselt, mis on siis kõige haruldasem. Ja siis näiteks siingi näed, et ongi see, ütleme, ahv on siis kõige ütleme, haruldasem näiteks. Kas ta on ka siis kõige kallim, et kas see hind peegeldab üks ühele antud juhul? Mitte alati, et jah, et mitte nagu inimesi nagu segadust saada, et ütlengi, et see on nagu veel kord üks nagu viis, kuidas ütleme analüüsida, on see, et jah, nagu ma ütleks, et päris suur osa turust hindab seda, neid näiteks siis töid, millel on näiteks puht matemaatiliselt see, ütleme, haruldasem kombinatsioon, aga on ka näiteks, ütleme, näiteks selle kollektsiooni puhul näiteks meil oleme sellised nagu kuldsed ahvid ja kui näiteks vaatamegi nii, see on siis 5809, et see on tegelikult, või on siin kirjas, et näiteks jah, sellist tüüpi siis ütleme karvaga, mis on siis kuldne, et tegelikult neid on nagu hästi vähe siin ütleme kollektsioonis. Olgugi, et ütleme neid teisi omadusi võib olla ka nagu rohkem, aga võibki tekkida, et näiteks teada inimesed hindavadki näiteks ütleme siis seda karva ütleme rohkem kui siis teised näiteks. Et jah, see on ka ütleme üks asi näiteks, et jah, siin ei ole nagu sellist nagu ütleme 100% hinnad nagu jagunemist, aga see on ütleme, et või nagu need kaks asja nagu sellised päris populaarsed, mille järgi nagu hinnatakse. Ja siis teine või ütleme kolmas asi, eks ongi lõpuks, et kuidas siis üldhind välja kujuneb, millest me oleme rääkinud. Et see ongi lihtsalt, et mis on see üldine, ütleme, nõudlus nendele NFT-dele. Et kui neid piisab palju ostetakse ja inimesed panevad nendest järjest kõrgem hinnaga müüki ja neid ikka ostetakse, siis hind, ütleme, kerkibki näiteks või siis jääb teatud tasemele. Nii, aga et see on... Vastan vahepeal ise ühele küsimusele kiiresti ära, et selle peale mitte palju aega reisata. Et oli küsimus, et kuidas keegi saab oma NFT sellele Ethereumi blockchainile. Et kõige lihtsam moodus, et mine sinna OpenSea'sse ja siis seal on nupp Create ja jälgi neid juhiseid. See on kõige lihtsam. Jaa, absoluutselt jah. Et kui lihtsalt näiteks proovida, et siis jah, see on väga lihtne viis. Nii, aga nüüd teise teemana, millele küsimus oli intellektuaalomand. Et seda, mis me nagu rääkisime, et kas on olemas inforegister, et jah, meil on olemas bloki ajal, kus on kõik need tehingud ja info on meil nagu olemas ajalugu, aga et jah, ametlikku registrit ei ole. Et aga kui me räägime sellest, ütleme nagu loomingus, kui siis nagu endast, et intellektuaalomandus on nagu autori kaitse põhimõtteliselt see rakendub mis tahes ütleme loomingule, mis sa teed. See võib olla füüsiline, see võib olla digitaalne, et ongi, kuidas sa seda ütleme siis, ütleme siis nii-öelda puht juriidiliselt nendes, kas sa patenteerid, kas sa võtad ütleme disainlahendusõiguse, et jah, ütleme, et mina lisaks üldiselt ütleme niimoodi, et ma ei ole jurist ja eks see on ka asi nagu võib-olla romani ühelegi näiteks ka, et kui ütleme see NFT-de maastik nagu laieneb, et võib-olla ka inimene, kes nendeks ongi, ütleme juura nagu taustaga, näiteks on intellektuaalomandist just, et mismoodi nemad vaatavad praegust NFT-de buumi. Et jah, et siin on, ütleme, tulevikus on nagu palju. Ma ütleksin, et üldiselt peaks igaüks aru saama, et
üks asi on, mismoodi NFT-d töötavad tehnoloogilises mõttes ja teine asi on see intellektuaalomand ja seadused. Ja ei ole niimoodi, see on nagu väärarvamus, et see NFT-d ja seadused käivad nagu käsi käes, et nad, ma ei tea, et kui sina oled näiteks NFT omanik, et sul on ka autoriõigused sellele pildile, et see ei ole niimoodi. Siin on näiteid lähiajaloost, kus näiteks keegi ostis vist ära, nad kogusid hästi palju raha ja nad ostsid ära mingi, kas oli mingi Star Warsi mingi esimese raamatu, see ei olnud küll NFT, aga nad ostsid selle ära, sest nad koorisid raha läbi selle DAO ja nad arvasid, et see maksis mingi mitu miljonit ja nad arvasid, et nad ostavad ära nagu autoriõigused sellele raamatule, et siis nad saavad teha filmi selle baasil. Aga tegelikult nad olid rumalad ja nad ei tulnud seda peale, et nad ostsid lihtsalt raamatu ja nad said esimese raamatu, aga see ei tähenda, et neil lubataks teha film selle raamatu baasil. See NFT maailmas on minu arust vaja aru saada, et natukene samamoodi, et üks asi on seadused, teine asi on, mida sa praegu saad tehnoloogiliselt teha, et tavaliselt maailma areng käib nagu kiiremini kui seadused ja ühel hetkel võib-olla jõuavad seadused sinna järgi lihtsalt. Absoluutselt jah, see on väga, väga nagu vajalik asi, mida nagu mõista, et on olemas kollektsioone, mis tegelikult kohe algusest teavitavadki, et kui sa ostad selle NFT, siis näiteks sul on kommertsiaalne õigus seda kasutada, et sa näiteks võid teha, T-särke või pusasid, tosse, siis näiteks kas neid, sealt tuleb ka sellest, kommertsiaallepingust, kas sa võid näiteks neid müüa või näiteks sa võid lihtsalt neid kuskil presenteerida avalikult. Aga et siin et me räägimegi sellisest nagu traditsioonilisest seadusandlusest ja kuidas mis on litsentsides või lepingutes kirjas, et praegu see NFT tehnoloogia ühel hetkel nad võivad põimuda, aga hetkel nad on veel täiesti nagu erinevad asjad. Ma ütleks seda veel, et näiteks näide, et sa võid teha tehnoloogilises mõttes, sa võid internetist võtta pildi sellest Mona Lisast näiteks, et teha Mona Lisa pildist NFT, täitsa võimalik, igaüks saaks seda teha, aga kas see on nagu seaduslik ka, et see on teine küsimus. Jah, ma ise ka praegu ei tea nagu sellise, ma tean, et muusikatööstuses on Euroopa Liidus peaks olema, kas on äkki 75 aastat põhimõtteliselt peale, mida see looming tegelikult läheb justkui ta peaks muutuma, kas ta on nagu public good või igastahes, et on, eks see oleneb teatud, valdkonnast ja liigist, aga et selles, et kui ta kokkuvõtlikult, siis kui sa ostad NFT-sid, et kindlasti ei tasu loota, et sa võidki nüüd selle omaniga teha, mis tahes. Nii, aga siin tegelikult sellest, praegu me rääkisimegi, seadusandlike piiranguid, ongi täiesti olenud. See on küsimus, ma olen aru saanud, et blokiajal minu identiteet anonüümne. Kui ma olen anonüümselt selle näiteks siis BAYC, see on siis Bored Ape Yacht Club pild üles, siis kuidas mind autoriõigustega vastutusele võetakse. No vot, siin ongi see, et kas näiteks Bored Ape Yacht Club, näiteks nende juriidiline tiim, näiteks kas nad saadavad sulle, et siis näiteks hoiatuse, kui nad saavad mingit moodi näiteks nagu teada, et kui sina näiteks see originaalne näiteks nagu autor, et näiteks praegu on nagu suhteliselt nagu raske seda aru saada näiteks, et kellele mis rahakott kuulub. Näiteks Euroopa Liidus on selliseid jutte, et kui ametlikul kodanikul registreerida, kui sul ongi sellised näiteks rahakotid, et tulevikus see asi muutub selles suhtes nagu lihtsamaks. Või mitte lihtsamaks, vaid siis ütleme nagu seaduslikult ka nagu täpsemaks. Aga nagu me siin alguses pikalt nagu rääkisime, et tegelikult selliseid inimesi, kes prooviksid nagu ära kasutada, näiteks siis nagu see võibki jääda niimoodi, et sinu see fake kollektsioon võib üles jääda või siis näiteks eemaldatakse siis seal OpenSea'st endast, aga bloki ajal see, mis ta päeva lõpuks jääb ikka. Ja siin keegi eelmine kord juba ütles, et
on mõistme autor õieti kaitstud ning kas ei peaks olema põhimõrraga tegeleda? Absoluutselt, et siin jah, ongi see punkt, et ma arvangi selline juriidiline pool NFT-dele, ma arvan, et siin tuleb ütleme järgmiste aasta jooksul väga-väga palju sellist temaatikat, kuidas täpselt laienevad, kuidas ütleme, näiteks meil on registrid, tuvastada neid võltskollektsiooni ja nii edasi. Aga ja, see on kindlasti asi, millega peaks nagu palju töötama. Ja siin ühel inimesel oli ka selline, ütleme siis juhtum, et oligi, et nad lõid NFT, vaid OpenSeasse müüki. Nii. Ja et siis ühel hetkel, et keegi korjas nende nime ja pildi üles, vahetas nimes ühe tähe ja müüb 3 korda kallimalt. Et jah, ütles, et õnnetu lugu selles suhtes, et ma loodan, et nemad ei, kui teenib kasu, ütleme, et siis nende originaalkollektsiooni pealt. Aga jah, nagu ma olen siin rääkinud, et kui näiteks ütleme OpenSeal endale, aga tegelikult praegu mõtlen, mida tegelikult näidata, veel praktilist asja, kui sa ise oled kollektsiooni, et üks asi, mida nagu tegelikult sa saab teha, näiteks, et sul ongi sama näituse Lost Poets, näiteks siin on ütleme üks selline nagu fake kollektsioon, et kui sa oled siia tegelikult, siis sa saad nii-öelda nagu siis saata nagu raporti või nagu raporteerida. Et näiteks ongi, et lisad siis siia näiteks ongi fake collection või siis, et ongi mingi ütleme nagu scam. Nii. Ja siis lisad siis siia oma selle näiteks originaalkollektsiooni. Praegu otsin selle, kas leiame siit. Jah, siis saab ka, ma arvan, et saab kopeerida ka selle, nagu siis selle nutilepingu aadressi, mis ma enne mainisin. Aga panen enda report ja see justkui läheb ka siis ütleme nagu see OpenSea tiimile nagu siis läbi vaatusse. Kas sa oled näinud, et nad võtavad maha ka nüüd sealt? Jaa, võtad ikka. Ma ei tea konkreetselt nagu näidet vähemalt ise, kes on nagu niimoodi nagu saatnud, aga neid nagu raportid selles suhtes hea tehakse ja need võetakse maha küll. Et mul endal ei ole olnud nagu lähiringkonnas, et ma ei teaks inimest, kes on nagu saadud see raport, aga ma tean üleüldiselt, et jah. Aga paranda mind, kui ma eksin, aga tegelikult, kui sealt raporteerid ja see maha võetakse, see ei tähenda, et see NFT plokiahelast ära kaob, et see plokiahelast on nagu forever põhimõtteliselt igavesti, lihtsalt see OpenSea keskkond ei näita teda enam, on ju? Täpselt jah, et ta jääb ikka plokiahelale, et seal, kellel on meilmad rääkisime sellest, et jah, nüüd siin aastatega võibki tekkida, et meil ongi palju sellist nagu plokiahel nagu prügi, et ongi mingi võltskollektsioonid ja ütleme asjad, aga jah, et päeva lõpuks ongi, et kuidas need ütleme kindlasti tehakse, ütleme tol hetkel, kas ongi raporteeritakse või need registrid on ju, mis on originaal, mis mitte. Aga jah, paraku on see, et nad nagu jäävad lihtsalt nii-öelda nagu plokiahel. Siin veel viimasena oligi, et kas kaubamärgiks loomine oleks selles mõistlik. No absoluutselt, ütleme, et veega ma ei oska nagu sellise intellektuaalomandi õiguse kohta nii täpselt nagu soovitusi anda, aga mida rohkem see nii-öelda patenteerid või ütleme disainlahendusi või ütleme kaubamärku sul on, seda aga ütleme laialisem kaitse sul on. Et ja kindlasti need asjad tulevad kasuks. Ma küsin vahepeal ühe küsimuse chatist, mis on jäänud küsimata, et Keir küsis juba natuke aega tagasi, et millist strateegiat sa rohkem ise kasutad, kas sa ostad pigem nii-öelda kasvu NFT-sid, mille puhul sa näed, et pikema aja jooksul nende väärtus võiks tõusta ja siis hoiad neid pikalt või sa kaupled NFT-dega? Ma ise rohkem justkui selline, ütleme, kasvu peale panustanud. Vahepeal on teatud kollektsioone peale, kus ma nagu võib-olla on päev-kaks, kus ma üritaks kaubelda. Aga ma ise nagu rohkem olen nagu panustanud sellistele kui ütleme kasvu, ütleks kasvu NFT-dele. Mis selle lähenemise eelis on võrreldes kauplemisele sinu arust? No minu arust ongi see, et kui mina, või siin on nagu mõistlik rääkida, et mismoodi näiteks siis mina mõistan või vaatan kasvu,
ma nagu palju üritangi vaadata näiteks, et mis NFT-d justkui võivad olla siis näiteks nagu ajaloolised. See on üks asi, et teatud määral ongi justkui mida on nagu vanemad, et seal on ka tekkinud siin eraldi kategooria, et need samad kassid, need Mooncats, see on ütleme üks sellistest. Et aga seal on näiteks veel CryptoPunks, siis on näiteks ma näitasin nagu eelmine kord ka näiteks on sellised nagu Rare Peppers. Siit korra üles otsida. Jah, ütleme sellised kaardid, et ütleme põhjus, miks mina neid nagu ka siis hoiaks või ütleme näiteks investeeriks olekski, et kui nad olid üks nagu esimesi sellised, et neil võibki nagu tekkida või nagu jääda selline arheoloogiline väärtus, et need oligi selline, et kui NFT-d hakkasid tekkima siia, ütleme, plokiajale maailma, et need ongi sellised nagu asjad, mis olid nagu esimesed ja mille peale kogu näiteks see valdkond, kui see, ütleme, jääb püsima, mida me ka tegelikult ei tea, mis siin võib toimuda paari aasta pärast. Aga et jah, see oleks üks põhjus, mis mina nagu hoiaks asju. Ja võib ka olla näiteks, et on teatud, ütleme, kollektsioon näiteks, või näiteks ütleme mingi mäng või näiteks mille nagu, ütleme, tiim, näiteks usud mingi teatud inimestesse tiimis, eks on sama näiteks, kui sa investeerid näiteks nagu startupidesse, see on üks päris nagu levinud asi, et ongi, et öeldakse, et sa ei investeeri sellesse tootesse või ütleme ettevõttesse, vaid sa investeerid meeskonda. Et ma arvan nagu NFT-de puhul ja krüptos, et see sama selline argument peab ka minu arust päris palju paika. Et kui sa justkui läbi enda sellise hindamise näed, et okei, inimesed, kes on varem edukad olnud või ütleme, et hästi ütleme näiteks targad või neil on unikaalne nagu lähenemine asjadele, et võib-olla see on ka asi, millele panustada läbi siukse nagu kasvu. Et jah, need on kaks sellist asja, nagu, mis mina näiteks nagu vaatan. Ja jah, mis tahes, ütleme sellised mõningadel asjadel võib ka näiteks olla, ütleme, mitte uus või näiteks, ütleme jah, näiteks selline trend, mis näiteks ma ka näiteks pakun, et võiks olla näiteks sellel olla sellist nagu pikaajalist näiteks nagu väärtust. Et jah, et sealt neid asju võib, ütleme, tulla lihtsalt nagu jah, harva, aga kui tekib mingi uus kategooria, näiteks siis võib-olla ka mõelda, et okei, asjad on varem olnud olemas, võib-olla sellel on mingid pikaajalisemad väärtust, et see lihtsalt ei ole mingi koerapilt, mis tuli nagu niisugused, ütleme, tuhandeid, vaid seal ongi teatud unikaalne asi. Nii, siis ütleme, viimane kategooria oli, ütleme, selline nagu ostu ja müügiga seotud. See on küsimus, et mis vahe on NFT-l ja näiteks siis Valve Steam mängudes kinnida. Me siin võimegi rääkida, et jah, nagu NFT-d omamisest ja võrrelda seda näiteks siis üleüldist näiteks arvutimängude, siis see on Valve Steam on põhimõtteliselt siis jah, nad on loonud erinevaid arvutimänge, aga et mis erinevus on? Põhimõtteliselt ongi see, et plokiahel ja ütleme, et siis nagu NFT-d, mis on siis nagu rakendus, selle läbi ongi võimalik siis tõestada omandust. Et siis nagu eelmine rääkisime, et meil ongi see asi tekki nagu digitaalomandus. Ja et see ongi siis pandud plokiahela peale, mille üle ei ole kellelgi sellist tsentraalset, ütleme võimud kogu seda ütleme tehinguid ja ka neid NFT-sid kontrollida. Et siis justkui saavadki inimesed öelda, et kellel on mingi NFT-d, et keegi ei saa seda puutuda ja see ongi nagu minu oma. Aga näiteks, et kui meil on siis need traditsioonid arvutimängud, et ongi loodud näiteks ettevõtte poolt näiteks nagu siis Valve või siis Steam, et seal võibki näiteks nii juhtuda, et on nendapoolne mäng, aga näiteks aasta pärast on läheb pankrotti. Nii, ja võib olla, et see mäng näiteks siis ütleme, jah, võibki näiteks siis ütleme, näiteks nagu ära kustuda näiteks. Või siis teine näide on see, ma mäletan, mis mängus see oli, aga üks selline juhtum, et oli ka teatud nagu esead mängus, mida siis oli, ütleme, näiteks 10 000 ühikut, nii ja kõik, kes ostsid selle, arvasid kohe, et mul on see harudane asi olemas, aga siis näiteks läks paar kuud mööda
ja siis see mäng teatas, et kuule, me nagu tegelikult me ikka paneme veel rohkem neid müüki. Aga kui meil on plokiahel ja ütleme nutileping ja meil seal on kirjas, et neid asju on 1000 tükki ja neid jääb 1000 tükki, siis nagu nii see ongi. Et ühesõnaga meil ongi justkui see digitaalomandus üks asi, et sa omad justkui näiteks NFT-sid. Ja teine on siis see, et sul nii-öelda ei lähe vaja sellist inimese tasandil nagu õigust, et ongi kellelgi võivad ärihuvid muutuda või ütleme mis tahes eesmärgid. Aga kui see nutilepingu loomise kirjas, et see asi on nii, siis see asi ka nagu jääb nii. Jah, siin see järgmine küsimus, et kas NFT on järelturg, et ostan piipli teosed, siis hiljem kallimad edasi müüa. Ja kui ma praegu näitasin ka OpenSea'd, et see on Ethereumile kõige populaarsem siis selline ostu-müügiplatvorm. Ja selles suhtes, et kui osta Ethereum NFT-sid, siis mõtleks, et ligi 99% need jõuavad see OpenSea'sse, aga on ka olemas neid teisi nagu platvorme, mis võivad siis justkui eksklusiivselt ainult seal platvormil müüa nagu teatud nagu teoseid. Nii, siis seeni küsimus, et kas NFT-del, et kas siis originaali autor saab iga edasi müügi pealt alati mingi tasu, et räägitakse siin autor fee'st. Jah, seal tuleb ka veel kord see, mismoodi on sellest nutilepingus kirjas või siis näiteks, kas on platvormil omal endal teatud siis ütleme tingimused või siis protsent. Et on kollektsioon näiteks, kus ei ole nagu autorid ei ole pannud üldse autoritasu, siis mis tuleks iga müügi pealt, aga neid, mis näiteks on 2,5% ja ütleks praegu ütleme, et kõige suurem, mis nagu mina näinud, on tavaliselt 10%. Et see vahemik on kuskil 0–10%, et iga see müük, mis siis tehakse NFT puhul, et siis ütleme, teatud protsent läheb siis selle originaali autorile. Et see on ütleme, et siis kui te kokku võtta, et ongi, et kas on nutilepingu siseautor kirja pannud, palju on siis autoritasu või siis näiteks on ka platvormi enda poolt siis teatud selline protsent, mida siis nemad võtavad. Nii, see on küsimus, et kas sa võid osta NFT-si ja maha müüa põhimõtteliselt päeva pärast. Ja, sa võid ostad NFT ja sa võid selle panna kohe müüki, et see on 24/7 avatud turg ja see on enamik NFT niimoodi, et ma praegu mõtlen, kas on olukord, kus sa näiteks ei saa müüa või ütleme kohe. Ma arvan, et selliseid olukordi ei tohiks nagu olla. Jah, et mingid erandid võib olla nagu niimoodi näiteks, et näiteks selline platvorm nagu siis Nifty Gateway, et kui nemad teevad, ütleme, kutsutakse siis nagu Open Edition, kui me sellest ka eelmõrd äkki rääkisin natukene, et põhimõtteliselt ongi, et sul on, ütleme näiteks kell 9 õhtul algab siis kollektsiooni müük ja näiteks 5 minuti jooksul siis näiteks nii palju inimesi, kes siis ütleme, et vajutavad nuppu osta, nii siis näiteks nii palju neid siis minditakse. Ja näiteks Nifty Gateway ma teangi, et kuna nad teevad ise, ütleme pool manuaalselt siis selle mintimise, siis peale seda, kui sa vajutad osta seda nuppu, siis seal jääb varieeruvat, ütleme, või pead mingi 15 minutit kuni näiteks paar tundi, peale mida siis ilmub sinu profiili peal see NFT. Et see on üks süke juhtum, aga praegu ütleme, et see on nagu erand selles suhtes, et enamik asju nagu saad ikka põhimõtteliselt kohe müüki panna. Aga ma ütleks, et tuleb veel arvestada seda ka siis, et kui te ostate ja panete kohe müüki, siis mis hinnaga te müüki panete, te peate arvestama, et te maksate gas fee'se nende tehingute pealt ja mida isegi kui te sama hinnaga kohe maha müüte, siis tegelikult te jääte miinusesse, sest et te kõigepealt ostmisel maksite gas fee'sid ja siis te müümisel ei pea maksma neid, et ostmisel te jääte miinusesse ikka.
Jaa, absoluutselt, et see on ka seotud selle küsimusega siin, et ongi selline üldine kuluefektiivsus. Jah, et see tegelikult selline leht, nagu näitan teile, kuidas nagu näiteks näha, võtame parema. Et olemas on selline leht, see on tegelikult see sama, mis me näitasin nagu siis Etherscan, mis siis näitab, ütleme, kogu Ethereumi plokiala tehingud. Nemad ka tegelikult siis näitavad, et ütleme, viimaste siis tehingute baasil, mis on olnud siis see keskmine nagu siis ütleme võrgutasu hind. Et siin on meil jutus üks asjad nagu Gwei, mis on tegelikult siis hästi väike osa Ethereumit. Et siin, jah, see, mis ma hakka praegu seda, ütleme jupid nagu lahti seletama, siis ma soovitan inimestel ise lugeda. See on kõige väiksem osa Ethereumit, et ta nagu rohkem ei jagune. Jah, et on hästi tilluke osa, et siin kui vaadatage siis näiteks, et kuna ka see tehingute siis ütleme tegemine Ethereum ploki ajal, see on ka täpselt selle ütleme avatud turu printsiibiga, et kui keegi paneb näiteks, et tema on nõus maksma 74 Gweid, nii, või keegi maksma nõus 77, siis ütleme, see, kes maksab rohkem, tema tehing lastakse ennem läbi. Et siis vahel ongi sellised perioodid näiteks, et kus ongi, et kas ütleks ostetakse hästi palju NFT-sid, on mingi populaarne kollektsioon, et see võibki sellise keskmise siis selle võrgutasu hinna hästi kõrgele ajada, kuna inimesed tahavad näiteks kiiremini mintida näiteks seda uut NFT-d või siis näiteks ütleme, et võib-olla kuna see on ka Ethereum, mis ütleme tavamõistes, et ka krüptovara, et näiteks suur kukkumine Ethereumis, inimesed tahavad näiteks müüa või siis osta näiteks Ethereumi. Nii siis võib olla niimoodi, et nad panustavad hästi palju Gweid, et nad saaksid kiiremini osta näiteks või müüa. Et see ongi nagu avatud turg, et ta niimoodi kõigub. Et kui näiteks vaatate just, ütleme, hetk tagasi oli 74, et me praegu me 55 näiteks. Ma ütleks ühte asja veel selle lehe kohta, et vaata siin see, mida sa praegu näitasid, need feed on siis see, et kui sa lihtsalt kannad ühelt aadressilt teisele Ethereumit, aga kui siia allapoole vaatad, näiteks esimene asi on OpenSea sale, sa tegelikult näed ka seda, et kui palju seal OpenSea's ühe NFT ostmise puhul sul võiks keskmiselt praegu need feed olla. Ehk et erinevus on selled, et ühes kui sa niisama saadad Ethereumit, siis see nagu võtab vähem ruumi seal Ethereumi ploki ajalas, aga kui sa teed ühe NFT mingi ostu-müügi, see on põhimõtteliselt nutilepingud on seal mängus, siis nad võtavad ploki ajalas rohkem ruumi ja tänu sellele sa pead maksma ka rohkem raha selle eest. Ja täpselt nii, et annab sellise üldise ülevaate, et mis see keskmine näiteks OpenSea'st NFT näiteks siis ütleme näiteks selline ostmise hind võib olla võrgutasu näol. Aga ütleme, see ka varieerub, aga vaadades seda lehti, see on kindlasti kasuks. Kui tahate odavate feedega asju osta või transaction'id teha, siis tasub transaction'id teha siis, kui ameeriklased magavad, et siis, kui on Ameerikas päev, siis on tavaliselt need feed kõige kõrgemad. Et kuskil Eesti ütleme hommikust kuni ütleme kella 12-1 umbes, et see on vaadata teatud nagu statistikat, siis see on kõige soodsam. Nii. Ja siin siis üks inimene rääkis, et oli siis üks kollektsioon, et oligi Adidas, siis tulid ka välja oma NFT kollektsiooniga. Ja siin tegelikult siis oligi selline juhtum, et oligi teatud kellaaeg, see kollektsioon läks siis nii-öelda läks siis üles, et inimesed said hakata siis mintima, ehk siis nagu esmakordselt ostma. Aga siis oligi, et oli see nõudlus oli hästi suur. Nii, ja siis põhimõtteliselt, kui vaatame veel kord seda käesi, kus ta meil jäi nüüd? Nii, siin. Et põhimõtteliselt oligi, et siis inimesed hakkasid ütleme, panema nagu teatud summa siis seda Gweid, aga
ja ma praegu ma ei mäleta, ma ei vaadanud üles ka, et kui nagu kiiresti see välja müüs, aga näiteks võib olla juhtumeid, et ongi kollektsioon ja see müüb läbi näiteks 2 minutiga. Nii, ehk siis ongi niimoodi, et need inimesed, kes on näiteks õigel ajal lehel, panevad ka tehingu, nii, siis, aga nad ei pane piisavat suurt siis sellist nagu võrgutasu selle tehingu tegemiseks. Siis võib jääda niimoodi, et see kollektsioon vahepeal müüakse välja enne, kui see sinu tehing jõuab plokiahela peale. Et ma ei tea, Roman, kas see oli piisavalt selgitus? Mina mõtlesin aru, et see tähendab seda, et sa ei saa seda NFT-d, mida sa tahtsid, aga sa põhimõtteliselt jäid oma sellest gas fee'de rahast jäid ilma, et sa ikkagi maksid selle tehingu eest ära põhimõtteliselt. Täpselt nii, jah, et sa maksad ikka selle võrgutasu, et jah, kuna veel kord, et see ongi justkui see avatud turg, et kes pakub rohkem, ütleb, et on nõus maksma võrgutasu, et siis tema võetakse esimesena ette, aga kui näiteks vahepeal on hästi palju inimesi, kes maksavad sinust rohkem, siis võibki nii juhtuda, et lihtsalt see kollektsioon vahepeal müüakse läbi. Seda raha kellegi käest tagasi ei saa ka, selles mõttes, et ei ole nagu customer support'i, et lähed küsid tagasi, et palun andke mulle tagasi, et ma ei saanud seda toodet. Jah, et siin see inimene nagu rääkis ka sellest, et kas nagu justkui võiks teha mingit nagu refundi või siis näiteks nagu lunastada see nagu raha, aga jah, mu praegu ei tule küll ette nagu neid juhtumeid, kus oleks keegi kohe niimoodi nagu lunastanud seda summat, et jah, selles mõttes, et see justkui tegelikult on kõigile võrdne näiteks, et kui sul on kollektsioon ja sama kellaaeg näiteks, et siis ongi, et kellel on justkui rohkem ressursse, et saavad nagu maksta rohkem võrgutasu, aga jah, et võib juhtu nii, et jääd ilma ja kahjuks need nagu ettevõtted ei anna nagu see raha nagu tagasi. Et see, kes tegelikult nemad seda raha endale ei saa selles suhtes, vaid see lähebki nagu siis Ethereumi plokiahela, kuna sa tahtsid tehingut teha. Et see on ka asi veel, millest aru saada, et nemad sinult seda raha nagu juurde ei saa. Nii, ja see on küsimus, et kas NFT hind saab drastilt langeda, tõusta nagu krüpto oma? Jaa, NFT hinnad ka võivad vahel massiivselt tõusta, võivad massiivselt langeda. Et see on nagu krüptole päris nagu sarnane. Et kui nagu mõelda selles suhtes, et kui meil ongi näiteks NFT kollektsioon, et millergi sa võtad, mis on selle nagu hind, et eks see põhiindikaator, mida inimesed kasutavad, ongi siis see nii-öelda floor price, põranda hind, ehk siis kõige odavam hind, millega praegu müüakse seda ühte ahvi näiteks. Et paljud inimesed nagu vaatavadki näiteks oma kollektsiooni väärtust nagu sellega, et kui see kõige odavam ahv maksab nii palju, et siis on ka minu oma näiteks nii palju üleüldiselt. Mul on küsimus, kas NFT maailmas on ka nagu sellised turu üles ja alla trendid, et näiteks, ma ei tea, Bitcoini puhul vahepeal oli hind 50 000, siis nüüd on, ma ei tea, paar kuud allapoole tulnud. Et kas näiteks selle Bored Ape jahtklubi puhul on ka näiteks selliseid perioode, et vahepeal 3 kuud tõuseb hind ja siis 2 kuud langeb ja siis hakkab jälle edasi tõusma või pigem mitte? On ikka, ma ütleks, et on ikka, et ta liigub ka nagu tsüklitega. Et tegelikult siin, kui ongi niimoodi, et olete lehe peal ja vajutate activity, siis aktiivsus, siis tegelikult meil on siin ka võimalik näha nagu statistiliselt, et näiteks võimegi panna näiteks, et mis on viimase nädala jooksul, ütleme olnud siis nagu ost-müük. Et siin näiteks, kui me vaatame, et siis üks tulp on üks päev, nii kui vaatame siia kõige esimest, et see oli siis 25 veebruar, tegelikult siin, ma ei tea, kui te näete, siis see musta kasti sees on, et on siis nagu average price, ehk siis keskmine hind. Ja siin on ka tegelikult siis kauplemisvolüüm, ehk siis palju neid ahve siis parasjagu osteti müüdi see päev. Et siis oli näiteks, et keskmise ahvi müügihind tegelikult oli siis nagu 132 Ethereumi. Nii, ja need müüdi 26 tükki sel päeval. Nii, aga nüüd vaatame edasi, näiteks oli sest järgmine päev, 26 veebruar, näiteks siin müüdi ainult 10 tükki, keskmine hind oli see näiteks nagu 118 Ethereumi. Et ka ütleme, et
kui vaadata, ütleme, krüptograafikuid näiteks või ütleme, aktsiate graafikud on ju, saab, ütleme, teatud määral nagu sarnaseid mudeleid vahepeal rakendada, sest et kui näiteks vaatame näiteks pikemat ajahorisonti, näiteks võtame näiteks 3 kuud, siis tegelikult me näeme samamoodi, et näiteks oli siin, ütleme, detsembri algus ja näete, siit on vahepeal siis see keskmine hind ja ka näiteks tehingute hulk on nagu vahepeal kasvas meeletult. Et näiteks siin 1. jaanuar müüdi 83 tükki, aga näiteks siin vaatame, et see keskmine hind oli näiteks 77 eteeriumi. Et see on ka asi nagu, mida ka nagu tasub nagu analüüsida selles suhtes. Et kui on sellist ajalugu kollektsioonil, et siis nähagi, et okei, kas ütleme, on selline potentsiaalne nagu kasvutsükkel või näiteks kas see trend on näiteks nagu see alla minemas. Et nii seda näiteks, mis on keskmine müügihind, kui ka siis palju näiteks neid siis müüdi teatud ajaperioodil. Nii, ja siit viimane küsimus, et mintimine, et siis tähendab, et algab esimekordse NFT kollektsiooni müüki. Et siin inimene kirjutas nagu tema aru saama sellest, et ma ütleks, et see ei ole jah päris, ütleme, see on pool õige. Et siis osalemine mintimisel tähendab seda, et see on siis selle kollektsiooni esmane plokiahelale asetamine. Et kui näiteks meil on teada, tuleb, ütleme, kollektsioon, millel on 10 000 NFT-d, siis näiteks on siis kollektsiooni, seal on veebileht, inimesed ühendavad oma digitaalrahakoti ja siis teatud kellaajal siis sa saad hakata neid siis nii-öelda nagu mintima, ehk siis sa võid osta siis ühe näiteks selle teose, mis siis läheb esmakordselt plokiahela peale. Et tavaliselt jah, see on see viis, kuidas mintimist mõistetakse. Nii, aga ütlesin nüüd kõik küsimused läbi võtta, et läks rohkem aega, et Roman, kas on veel mingeid küsimusi, mida vastata natuke? Ei, chatist ka minu arust me oleme kõik ära vastanud. Okei, hästi, siis et ma annan nüüd Roman sulle sõna ära.